tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. Viimasest töönädalast siis 5 päeva veetsid teised minuga garaažis ja põhimõtteliselt vaatasidki, kuidas ämblikud liblikatest kookonit tegid. Siis oli aeg teha proovipäev, käia veel poes, võtta viimased asjad ja reis võiski alata. Selles suhtes, et kui ma juba filmin, siis ma teen selle blogi jaoks ja räägin siia juttu ka peale, nii et ärge ehmatage, kui ma nüüd jutustama hakkan. Aga ühesõnaga seal seisab hull Maja ja siis tema vähem hull kaaslane Paul. Siis selfisid teeb siin, sorry, et ma välguga näkku näitan, aga selfisid teeb siin meil Laura ja muidugi joob õlut. Seal peidab ennast väga kurja näoga Marti. Ta on meie kohalik viiking. Lõkke põleb ja siin on meie maru rahulik Timo, kes võtab rahulikult. Kõike rahulikult. Võtab kõike lihtsalt rahulikult. Samas tulejumal. Ja samas on tulejumal ja siin, see kurat see välk on ere. Ja siis siin on mina ise. Rikkusin su video ära. Ja jutt on selline, et me oleme siin lõkke ääres ja teeme nii-öelda testõhtut, et kuidas hakkavad välja nägema meie kämpimised ja ehk siis niimoodi hakkavad välja nägema meie kämpimised ja kuule, see testõht on jama, õlle on juba liiga vähe. Jah, no see ongi selle jaoks, et välja selgitada, mida on vähe, mida tuleb juurde osta, õlle jaoks tuleb osta eraldi käru. Igatahes seda me juba saime aru. Ja siis ja tantsupõrand tuleb Maajale soetada kuidagi. Voodoo dance põrand, et kruusa peal on, ei näe midagi, kruusa peal on jõle kehv tantsida. Aga lõke põleb ja elu läheb edasi. Peale Maaja tantsupõranda vajaduse ja tantsusammude harjutamise saime selgeks ka selle, et läks vaja veel mõned tekid, mõned madratsid, seda ja teist. Aga 2 päeva peale seda oli meil veel aega ning siis oli juba reede ja 7. aprill, kui ma ei eksi, oli see päev, kui me liikuma hakkasime. Tere tulemast planeedile 348. Ma ei saa nii. Seda tuld enam ei ole näha kuskil. Tegelikult selle eesmärgi paningi video tööle, et Maaja tantsu filmida. Aga tantsu kõrval ütle paar sõna ka. Ühesõnaga, kamp on koos, reis on alanud. Istume siin. Nõmme ära filmi. Ja. Sul pole autori õigusi. Okei. Pean allkirjad küsima meil inimestega, et võib avaldada YouTube'is. Aga käimas on piknik Margaret Riverist veidi põhja pool. Sõit on alanud, esimesed apsud ja esimesed küsimused, vastused, mis kui palju ja kus, kuidas on välja tulnud. Rohkem midagi. Nautige randa. Eestis läheb ka varsti soojaks. Meil läheb külmaks, jah. Meil tuleb talv. Selle eest siinne külm ei ole selline nagu Eestis. Mäletate, esimeses videos käisin, ronisin kivide otsas. Noh, eks iga kivi ole ikka erinev, nii et
mõtlesin, et näitan teile veel kive. Need on vähe teravamad. Vähe rohkem kalju moodi. Vaataks äkki saab mööda seda kõnnitee rada pidi siit kuradi kohe kuskile. Ei, mis siit läheme otsa, ujume sealt üle ja siis oleme seal torni otsas ja siis on... Kus me oleme? Mine pekki. Võimas! Türa kui kõva. Timo, mis teed seal? Seal kuradi rada läheb, kõnnirada pidi siit kuradi. Tule üle küll. Saab kohe Teele. pildistad taas, siis lastame siit paar sammu ülesse või kuskile. Midagi teinud video, filmin siiamaani veel praegu ikka veel. ja mis sa Sa oled nüüd kuulus peaaegu. See veel ei ole ilus. Mikro on purdi. Ma kaine peaga ei sõidagi üldse. Kuule, seda asja hoiab küll siin ainult mu kujutlendav sõberi kinni. Ta on minu sõber ka. Ei oska öelda, miks ma seda vett filmisin. Seda on mul veel minuteid ja minuteid neid laineid üle nende kivide tulemas. Aga seal istudes oli see kuidagi väga-väga maagiline, nagu oleks hoopis teisel planeedil ja sellepärast ilmselt ma ka seda jäädvustasin. Timo lehvita. No vot, kui kena. Selle koha nimi siin on Secret Pool ja merelained peksavad üle kaljude, nii et siin on nagu oleks naturaalne kosk, aga tegelikult see merevesi, mis siis niimoodi lainetena üle tuleb. Ja Timo on juba suplemas, enne kui me siia jõudsime vaadatagi, Timo oli juba sees. Aga püksid jalast ja tuleb järgi minna, ei ole siin midagi. Pidigi olema paljaperse väel, sest see on nii secret. Siit on siis näha, kuidas see laine tuleb. Merelt tuleb laine. Suur ja raske. Ja seda kanalit mööda siis lööb üles päris võimsa duši sinna teiste juurde. Saame teiselt poolt ka. Krabi! Mida? Päris kõva? Tõmba paar! Oota kohe!
Näete seda? Selline see elu on siin. Seal mul on veel spaakosed. Inimesed tulevad spaast. Sinna poole lähme randa. Päevitame, jalutame ja iganes. See iganes teed siin üles tundub, et halb see ei ole. Ja niimoodi siis loodetavasti meie tripil järgnevad 2 nädalat. Vahepeal tuleb tõesti siuke tunne nagu kuu peal oleks. Need kivid siin ja mäe otsas istuv Timo seal kaugel ja kogu see maastik tundub nagu oleks tõesti kuule sattunud. Ja kust läbi siit vahelt randa saab, aga kuskilt peaks ju saama sellesse ilusasse sinisesse randa. Ma lihtsalt ei saa. Vaadake seda merevärvi. Vaadake seda värvi. Vaadake seda liiva siin. Vaadake seda päiksepaistet, kogu seda olemust. Kivid ja liivad ja rannad ja appi. Tean, et me näeme ilmselt veel nüüd kümneid ja kümneid selliseid kohti oma reisil siin Austraalias, aga siiski üsna hämmastav. Kui veel minna ja siis siin ikka on lained sellised, et siia küll tulpama julgeks minna. Ühe korra alla jääd ja oled ka alla jääd. No Timo murdus keskelt pooleks juba. Mingi pood on. Margaret Riveri sain veel. Umbes väiksemas külas ka. Tere korraks. Vaatad tissu? Seda just. Kaugel. Seda just filmimegi. Vaatad. Seal samas lähme sinna puuli tagasi, seal saab loputada, seal on vaiksem vaata keskel. See on ikka nice. Mul on ka kuradi suuspeed on liiva täit. Oi, siit kerkib midagi kõva. Vaata nüüd. Aga see on laine teid peale peal. Ei, las ta olla. Ma ei hakka praegu. Mul ei ole akut ära. Seda jõuame veel võtta. Ja nii see esimene päev lõppes. Otsisime omale telkimispaiga Margaret Riveri ranna linna juures mingisuguse väikse tee ääres. Magasime öö seal ja järgmine päev liikusime edasi siis Manjimapi, Pembertoni ja siis hiiglaslike puude poole.